Ja nii, tere savi huvilised. Meil on siin 2 kannu, mis tahavad endale sanga. Nii, ei ega muud, võtame savi kätte. Teeme lüpstatud sanga neile, kuna nad on treitud kannud, siis teeme ilusa lüpstatud sanga. Selleks vesi. Teeme jälle savi märjaks ja hakkame pihta. Ja lüpsame siit sanga välja. Vahe on nüüd siis selles, vaata tassisangaga oli siuke asi, et tassisang on ju väike. Aga me ei tohi ta liiga väikseks teha nüüd, et ta kannu peab tõstma ilus suur sang, et oleks esiteks mugav ja jälle, et me ei teeks kannu liiga raskeks, siis proovime teha ta ühtepidi õhema. Mida vähem me saame savi nagu eemaldada seda. Ja jutt. Läks vähe nihu. Ütleme nii, ühesõnaga, mida vähem savi, seda kergem asi on. Ja proovime teha seda niisuguse sanga, millest on mugav tõsta, samas ta oleks piisavalt kerge ka. Sellepärast teeme ta nagu õhukse. Siis ma lasen keskelt veel tunda õhemas kui ääred, mis omakorda tekitab seda, et külgede peal on nagu savi, siis käest tekitab tunde, et on hea tugev sang, aga seest on samas tühjem, et ei oleks liiga palju savi. Seda kergem ta on. Lüpsame ilusti sanga alla siit. Vahepeal vaatame, kui suur sang meie kannule sobib. Vaatame, mida me vitsamaks. Sangad on ka siuke, eks ta suuresti maitse asi tegelikult. Siit hakkab meie sang siis. Peate tegema nii, et teile endale meeldib. See on siuke päris hea. Mitte liiga väike, mitte liiga suur. Ja võtame see sanga, paneme laua peale. Ja siis küünega siit kohast mets ära. Ja ongi sang. Kuna on 2 kannu, teeme teise veel. Lüpsame hästi ilusti alla, algus natuke õhemaks ja nüüd surume õiglaga. Ärge muretsege, kui see kohe välja ei tule, et siis ei ole midagi, peate lihtsalt harjutama. Ja kui teile juba nagu hakkab tulema, siis ta muutub väga lihtsaks. Ja saate väga kiiresti ilusad sangad tehtud omale. Ja siin on teine sang. Samamoodi laua peale ja tõmbame ära.